kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Ma ei tea ühtegi naist, kes ei mõtleks selle peale, kuidas nad välja näevad või kui ilus on nende nahk, nende juuksed, nende välimus tervikuna. Ühtegi naist, kes väga ei mõtleks sellele, milline on nende kehakaal, ehk siis väline ilu on naiste jaoks kindlasti äärmiselt oluline. Küll aga ei räägita väga palju sellest, mida me saame enda jaoks ära teha selle jaoks, et väliselt särada. Kui minna kaugemale meigist ja nahahooldustoodetest, ehk ei räägita võib-olla piisavalt palju sellest, kui palju sisemus mõjutab seda, mismoodi me väljast siis särada suudame. Ja tänases saates me sellele just keskendumegi. Minu tänaseks saatekülaliseks on Marianne Gretško ja Marianne on lausa 17 aastat elanud Londonis, õppinud ja praktiseerinud siis seal toitumisterapeudiks. Eestis tulles vist kõige esimesena lõid sa laineid on ju Foodishi ridades ja täna oled sa Happy Agingu kliinikus samamoodi toitumisterapeut. Ja mul on hästi hea meel sind täna siin tervitada, et sellisel ägedal ja vajalikul teemal rääkida. Suur aitäh kutsumast, et mul on väga meeldiv siin olla ja kindlasti see teema, millest me täna räägime, on ka hästi oluline ja on olnud oluline ka minu jaoks läbi aastate ja tänu sellele teemale tegelikult algaski ka minu teekond tervisemaailmas ja ma õppisin toitumisterapeudiks. Et kõik sellised nii-öelda väljakutsed elus tegelikult viivadki sinu nii-öelda kutsumuseni, et minu jaoks oli ka just see väli, mis tundub siuke hästi pealiskaudne on ju, aga tegelikult see oligi nagu selleks teejuhiks, et nüüd peab midagi muutuma seespoolt. Et jah, kui ma alguses siis tulin, siis väga kiiresti liitusin Foodishiga ja seal tegelikult ma tegutsen hetkel veel, aga juba nagu vähemates mastaapides, sest lihtsalt teised asjad on üle võtnud mu elu. Ja siis rohkem tegelen ikkagi üks-ühele konsultatsioonidega, Happy Aging kliinikus siis, mis on hästi äge kliinik Tallinnas, kes on võib-olla kuulnud, siis me teeme väga palju erinevaid funktsionaalseid teste seal, geeniteste, mida sa vist oled ise ka teinud, on ju, ja mikrobiomiteste, mis on sellised maailmatasemel mikrobiomitestid, mis kaardistavad ära kogu mikrobiomi ja annavad sulle sellise ülevaate ka igast viirustest ja pahaloomulistest bakteritest ja parasiitidest ja sellest ka, kuidas meie nii-öelda seedesüsteem funktsioneerib, kõik ensüümid ja rasva seedimine ja nii edasi, mis on kõik üliolulised ja tegelikult kõik see soolestik ja see sisemine töö väljendubki tegelikult meie välises ilus, et kui inimesed arvavad, et see on selline hästi pealiskaudne teema, siis tegelikult see ei ole nii, et kõik need niidid on seotud ikkagi sisemise tervisega. See on umbes nagu vaata seen on ju, et ta kasvab mulla peal, et kas ta on siis sükene närbunud või ilus, et siis tegelikult kogu see maailm ja kogu see nii-öelda toitainete kättesaamine toimub läbi niitide mulla alla. Ilus paralleel. Jah. Aga räägi natuke lähemalt sellest, et kui sa siis ütlesid, et üks selliseid suunavamaid faktoreid sinu jaoks oli, et miks sa üldse toitumisterapeudiks õppisid, oligi see väline ilu, et mis sinu elus siis parasjagu toimus või kus see lüke siis täpsemalt tuli? Neid aegummuseid, et tegelikult ma olen hästi tugeva aknega alati võidelnud,
et 15-aastaseks saades mul tekkisid toitumishäired, mis siis täiesti nagu viskasid mu kogu selle tasakaalu nii-öelda tasakaalust välja, kogu mu keha, organismi tasakaalu, hormonaalse tervise kindlasti ja siis sealt edasi hakkasidki mul siis tekkima probleemid näonahaga. Mul tekkis meeletu põletikuline akne, millega ma siis võitlesin mitmeid aastaid ja ainuke asi siis, mis tookord mulle abiks oli, olid antibiootikumid, mida väga kergekäeliselt kahjuks välja kirjutati ja too hetk nad aitasid, aga niipea kui ma need ära lõpetasin, siis mingi aeg läks mööda, siis tekkis jälle akne. Aga seal oli nii palju muid asju ka, seal oli veresuhkru tasakaalutus mängus, seal olid pikad näljutamised söögikordade vahel, stressihormooni tase oli üle normi kindlasti ja kõik põletikulised protsessid olid ka maksimumi peal, et kõik see akne, jah, ta oli küll väline ja ta võib-olla nii-öelda oli mulle nagu probleemiks just see, et mu välimuse osas, aga tegelikult mul oli nii palju probleeme seespoolt, millega oli vaja tegeleda. Ja kindlasti ka see, et 3 kuud kasutada antibiootikume, et mida see minu soolestikuga tegi, et selle peale ma too hetk üldse ei mõelnud ja ma ei teadnudki, et see kuidagi omavahel on seostatud ja arst ka too aeg ei teadnud. Tänapäeval meil on hästi siuksed progressiivsed arstid, kes juba soovitavad võtta ka probiootikume peale antibiootikumi kuure, aga too hetk siis ei teatud sellest midagi. Ja kolides siis Londonisse see probleem aina võimendus, kuna seal oli veel stress, veel hullem stress kui Eestis. Seal oli kindlasti kõik need toksiinid õhus, et linn on ju miljoniline linn, et seal on neid autosid ka rohkem, et kogu see õhusaastatus, magamatus, alkoholi tarbimine ja too hetk ma veel töötasin ka moemaailmas, kus siis oligi see väline ilu oli hästi selline tagaaetud, aga samas oli ka kogu aeg nägin, kuidas kõik istusid dieetidel, jälle mingi uus dieet, mis tegelikult ainult võib-olla aitas kuu aega ja siis oli jälle kaalutõus, mingisugused, ma ei tea, vaimsed probleemid ja nii edasi. Et siis mingi hetk ma ütlesin, et ma ei jaksa rohkem, et ma olin nagu nii sügavas depressioonis, mul oli meeletu mingi binge söömine kogu aeg ja siis oli see akne ka, mida ma üritasin elu eest kogu aeg selle puuderkreemiga kinni mätsida. Ja siis, mida see veel omakorda tegi, et see ummistab ju veel poorid veel rohkem ja siis sul tekib veel rohkem seda põletikku ja veel rohkem aknet, et jah, aga nüüd, kui ma neid pilte tagasi vaatan, siis tegelikult see akne ei olnudki nii hull, kui ma ise seda nägin. Ja see kehakaal ei olnud ka nii hull, nagu ma ise seda too aeg nägin, et nagu naistele südamele ka seda panna, et see, kuidas me ise ennast näeme, ei ole alati see, kuidas teised meid näevad. Et nii palju, kui on inimesi maailmas, neid on kuskil 7-8 miljardit, nii palju on ka mind, nii palju on ka sind, sest igaüks näeb meid läbi oma spektri ja oma mingisuguste väärdunud või mitte väärdunud pilkude, on ju. Et siin on ka teiste oma traumad mängus, kui nad meid vaatavad, on. Sa tõid nii palju häid asju juba välja, nagu mis põhimõtteliselt tõmbame podcasti kinni, et ühelt poolt see, kui palju tegelikult on ju mõjutab see tervik nagu tervise vundament, seda nagu mis toimub, kuidas nahk on tihtipeale üks esimesi asju, mis annab sellest on ju mingisuguse märgi. Kui palju me ennast piitsutame ka väikeste asjade pärast, et hakkame siis kuskilt minema, et kui me räägime välisest ilust, sa tegelikult mainisid ära juba naha ja sa mainisid ära ka juba kehakaalu, aga alustame võib-olla siis sellest naha ja juuste tervisest, et mis seda kõige rohkem siis tegelikult mõjutab? No kõige rohkem kindlasti mõjutavad 2 asja. On stress ja kindlasti
need glükoosi üles-alla rallid, et insuliiniresistentsus, mis tekib siis nende glükoosi piikide ja languste tagajärjel. Ja noh, ma ei saa nagu siin otsa öelda, et ainult just need, kindlasti ka see, et kehas on defitsiit näiteks, mingite mikroelementide defitsiit, et siin on palju asju, aga 2 asja kindlasti, mis vajavad alati tähelepanu, on stress ja stressihormooni ületootmine või alatootmine ja siis kindlasti ka insuliini selline ületootmine. Et need mõjutavad ka meie suguhormoone, kortisol näiteks otseselt mõjutab meie suguhormoone ja see mõjutab just läbi progesterooni tootmise, et kui keha toodab liiga palju kortisooli ja keha jaoks on alati ellujäämine esmatähtis, siis tegelikult keha ei tooda piisavalt progesterooni või tal ei ole piisavalt seda materjali, et toota seda progesterooni. Ja siinkohal ma tahaks ära ka märkida seda, et hästi palju räägitakse kolesteroolist ja just halvasti, et kolesterool on meie kehale halb ja seda peab elu eest vähendama. Jah, ta peab olema seal mingites normipiirides, aga kolesterool on tegelikult ju algmaterjal meie stressihormoonide jaoks ja meie suguhormoonide jaoks. Samuti on kolesterool ka meie rakumembraanide üks struktuuridest. Et kui meil ei ole struktuuris kolesterooli, siis need rakumembraanid lihtsalt vajuvad kokku, on ju? Et meil on vaja ka sellist kaskaadi, mis hoiab seda rakustruktuuri ilusti paigas. Et kui meil ongi nüüd see kolesterool natuke tõusnud, siis tegelikult peaks vaatama pigem mitte alati seda, kuidas vähendada seda, vaid kuidas vähendada võib-olla seda oksüdeerimisefekti sellele kolesteroolile, et siis me sööme piisavalt antioksüdante oma toidust, saame kätte, on ju. Mis on taimedes, mis on taimedest kindlasti, et me saaksime oma mikroelemendid kindlasti kätte, nagu C-vitamiin, tsink, seleen, ülitugevad antioksüdandid, E-vitamiin, et kindlasti oleks see meie nii-öelda toidulaual alati olemas. Ja jällegi stressihormoon, kui ta tõuseb, siis tegelikult kui on akuutne stress kehas, mis on tegelikult kehale täiesti oluline, akuutne tähendab siis lühiaegne stress, see on siis selline stress, kus me tegelikult peaksime põgenema mingisuguse ohu eest, aga kuna akuutne stress on nüüd tänapäeval muutunud krooniliseks stressiks, siis tegelikult me enam ei põgene, vaid me istume ja kannatame selle emotsionaalse stressi all, mis siis tegelikult paneb käima kõik selle stressi kaskaadi, ehk siis selle nii-öelda kõik need protsessid, aga siis see glükoos, mis vabaneb meile nii-öelda nendesse vereringesse, seda ei kasuta lihased. Me ei jookse kuhugile, me ei jookse karu eest või tiigri eest, on ju. Et siis kuhu ta läheb, teda ikkagi ju pakitakse uuesti tagasi kui rasva, et see läheb siis rasvkudedesse. See nüüd natuke läks võib-olla naha teemast ja juuste teemast kõrvale, aga jällegi see on seotud kehakaaluga näiteks. Ja siis, kui kehakaal tõuseb ja meil on rasvkude liiga palju, siis see tegelikult muutub omakorda endokriinsüsteemiks, mis hakkab ka tootma suguhormoone nagu östrogeen. Ja siis sealt tekib see nii-öelda östrogeeni disbalants, sest et rasvkudedes me tegelikult toodame ikkagi seda vähem aktiivsemat östrogeeni, mis on see E1, on ju, estroon, ja selle nii-öelda risk on siiski läbi maksa minnes ja läbi nende ainevahetusprotsesside minnes ikkagi muutuda siis selliseks oksüdatiivseks östrogeeni ainevahetusjäägiks, mis on siis tegelikult kehale kahjulik. Nagu need 4 ja 16, ma ei tea, kui sa oled kuulnud. Et jah, et me nüüd natuke liikusime eemale, aga jällegi, et kui me alustame jällegi pindmisest, siis ikkagi me lähme tagasi sinna sisemiste protsesside juurde. Ja teine oli siis see insuliiniresistentsus või glükoosi selline ralli, mis tegelikult ka me teame juba,
liigne suhkru tarbimine tekitab kehas siis glükatsiooni ehk ta siis nii-öelda kahjustab meie neid kollageeni kiudusid. Et ongi kohe näha, et inimeste pealt, kes söövad hästi palju magusat, neil on ka sellised peenikesi kortse rohkem kui võib-olla sellel inimesel, kes sööb vähem magusat. Et tegelikult need asjad mõjutavad otseselt ka. Ja üks selline olulisi võib-olla, et kui me ei saa piisavalt mikroelemente, et toetada oma naha tervist, juuste tervist, siis tegelikult keha ju valib kehas on tegelikult selline süsteem nagu triaaž-süsteem, ei tea, kas sa oled kuulnud kunagi, et Bruce Ames on üks selline vägev teadlane, kes siis tuli välja sellise teooriaga, et kehas on triaaž-süsteem või mis siis valikuliselt või valib kõik need mikroelemendid eelkõige kasutusse, mis on lühiajaliseks ellujäämiseks olulisemad, mis tähendab seda, et nahk, küüned, juuksed ei ole meile ellujäämiseks nii olulised kui näiteks hoida kopsud elus või hoida südametöö elus ja hoida ajutöö elus. Et kui meil tekibki see defitsiit, siis see hakkab ka väljenduma meie välisel ilul. Et mistõttu ongi oluline, et meil kogu aeg oleks, et defitsiidid oleks ilusti kaetud, et meil oleks reservid ilusti täis. Kuulates sind, siis kuidagi mina enda peas olen ka tervise toetamise sellise fundamentideks nagu pandud nagu 5 asja, millest 3 sa juba mainisid, on ju, närvisüsteem, veresuhkru ja tasakaal, siis sinna juurde veel soolestik ja kindlasti ka mürgid. Et tundub nagu mul jäi midagi ütlemata, aga igatahes et rääkis võib-olla sellest stressi juhtimine äkki. Jah, ma ütlesin närvisüsteem vist, aga okay. jah, midagi närvisüsteem, veresuhkur, soolestik ja mürgid, jah. Sest soolestiku vaatest juba nagu kõikide nende mineraalainete on ju kättesaamine ja kõik on hästi omavahel seotud. Et kuidas sina võib-olla avaksid seda nahatervise ja soolestiku tervise vahelist seost? No kindlasti me oleme kuulnud palju viimasel ajal ka sellest, kuidas meie soolestiku läbilaskvus, et kuidas see siis mõjutab, et kuidas need toiduosakesed siis satuvad meie vereringesse, tekitavad põletikku, tekitavad selliseid atoopilisi nii-öelda reaktsioone, histamini reaktsioone, et tegelikult ongi sealt otseselt seotud, et mida läbilaskvam on meie soolestik, seda rohkem väljendub see ka meie nahal. Et ja samamoodi ka, kui hästi me neid toksiine kehast väljutame, et kas meil on piisavalt seda tasakaalu, kas meil on piisavalt kiudaineid, mis töötavad kui pudelihari natukene, on ju, et kui meil ei ole seda pudeliharja, mis neid toksiine ja ainevahetusjääke väljutavad, siis tegelikult nad jäävad sinna soolte, seinte, selle vila, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, et siuksed nagu harjakesed nende vahele ja siis tekitavad ka sellist jällegi immuunreaktsiooni, sest et meil on ju tegelikult soole seinas, selles limaskestas on ju terve immuunsüsteem. Seal on immuunrakud, mis kogu aeg testivad, mis kehasse tuleb, kas on vaja jälle järgmisi neid turvamehi välja kutsuda, et midagi nii-öelda kahjus või tähendab millestki lahti saada, on ju. Et siis see kõik väljendub ka meie naha tervisel. Et isegi olen tegelenud mitmete klientidega, kellel on ekseem või psoriaas või sellised nii-öelda atoopilisemad võib-olla olukorrad ja kui sa tegeledki soole parandamisega ja selle sooleseinte nii-öelda parandamisega ja bakterite tasakaalustamisega, siis tegelikult sellised probleemid nii-öelda kaovad vaikselt ära ka. Ja sa saad seda jälle omakorda lihtsustada sellega, et võtad seda suhkrukogust vähemaks, mis on ju jälle, kes viib selle nii tugevalt balansist välja. Ja üks asi on kindlasti suhkur.
teine asi võib-olla, millele inimesed väga palju tähelepanu ei pööra või kui pööravadki, siis jällegi nagu negatiivses valguses, on just see ülemise seedekulgla töö. Et kui oluline on toitu korralikult mäluda, et ta ilusti süljega nii-öelda seguneks, sest et süljes on ka meil seedeensüümid, just süsivesikuid lagundavaid ensüüme ja tegelikult see mälumine ju aktiveerib ka meil maahappe tootmist ja maahappe tootmine jällegi võib-olla maahape on saanud sellist pigem negatiivset valgust meedias ja arstide poolt, kus võib-olla ei lahata seda, et tegelikult maahappe ületootmine ja alatootmine toovad kaasa ühesuguseid sümptomeid. Ja tihtipeale ongi alatootmine. Sest et kui sa võitled ja põgened kogu aeg, siis su keha ei tooda nii palju maahapet, kui seda vaja oleks, sest et kehal on teised protsessid, kuidas kiiret suhkrut toota, on ju, mis siis oleks põgenemiseks kiire energiaallikas. Et kindlasti tuleb vaadata üle need ülemised protsessid, et kui maahappe eritumine toimub korralikult, siis sealt edasi see on nagu dominoefekt, siis me eritame ka ensüüme korralikult, on ju, efektiivselt ja sealt samamoodi ka sapp. Et kui jah, et see suhkur on üks asi, aga kui me lagundame me toitu korralikult, mis siis liigub edasi peensoolde, siis sealt me saame ju tegelikult ka efektiivselt oma mikroelemente imendada ja omastada. Aga kui meil see ülemine protsess ei tööta nii hästi, siis tegelikult need suured seedimata tükid satuvad sinna peensoolde ja hakkavad juurde kutsuma neid külalisi altpoolt siis jämedast soolest ja siis tekib siis see bakterite ülekasv peensooles, mis ka omakorda siis ju tegelikult surub alla nende tähtsate mikroelementide siis omastamise. Ja siis see toit seal niimoodi käärib ja eritab erinevaid jääkaineid. Ja siin on nagu oluline välja tuua, on ju, et sellepärast ei saa ka kõigile öelda, et jah, kindlasti nagu kui sul on seedeprobleemid või keeruline olla, on ju, igatepidi väsimus, et siis söö kindlasti rohkem kiudaineid, söö kindlasti hapendatud toitu, sest kui sul on peensooles bakteriaalne ülekasv, siis sa teed tegelikult sellega endale karuteene. Aga kuidas see Happy Aging kliinikus tehakse kindlaks, kas on maa ülehappelisus või alahappelisus? Seda me vaatame täitsa sealt GI map või nüüd meil on GI 360 test, kust me siis saame vaadata seda, et kas on piisav või... See on lihtsalt ka minu kogemus, et tavaarsti juures tegelikult ei saagi väga õiget vastust või et mulle endale ka tundub, et sümptomite järgi, et võiks olla maa alahappelisus ja siis, kui ma saadan siis kliendi on ju arsti juurde, siis arstil on nii, et ei, et see on kindlasti ülehappelisus vaadates sümptomeid, aga nagu analüüse otseselt ei tehta või siis öeldakse, et ongi see neelamine on ju, mida nad alati nagu ei tee ja siis ongi selline natukene nagu suletud ring, et kuidas ma siis aru saan, kas ma peaksin hakkama võtma on ju näiteks seda HCI-betaini on ju või siis hoopis nagu tegelema ülehappelisusega. No mingites olukordades tegelikult, need ei ole küll teaduslikult põhjendatud testid, aga ma tean, et mingid inimesed proovivad söögisoodaga seda testi teha, on ju. Siis sa võtad seda betaini, ma ei tea, betaini eesti keeles. Ja siis, et sa võtadki nagu suurtemates kogustes ja siis sa tunned, et kas tekib kõrvetis või mitte, et seal on selline test ka. Aga üldjuhul sa saad ka seda näiteks õunaäädikat segad veega ja natukene seda proovida ja kui sul tekibki selline kõrvetav tunne, siis tegelikult on reguleerimata sul see kõhuhappe tootmine. Et siis sellisel juhul ma kindlasti suunaks ka inimese testima oma tsingi reservi kehas, et tsink on tegelikult see ülioluline mineraal, mis tegelikult aitabki tasakaalustada seda maahappe tootmist ja ta paksendabki ka seda limaskesta kõhus. Tsinki sa mainisid ka nahatervise juures on ju ja ma just tulin ju
Happy Aging ust ja tegin seda oligo-tšekki ja siis avastasin, et mul on tsingi osas olin täitsa ilusas miinuses ja omast arust olen on ju väga tervislikult toitunud ja kõik, eks ju. Ja vot siis mulle lugu, et siis mul tulidki need nahanäitajad, seal on see ennustus on ju, et kui samamoodi jätkab, et mis siis on ju ja siis naha selline ilu ja tervise see prognoos oli päris kehva tänu sellele tsingile, et tegelikult on jah nii oluline teada, mis su kehas toimub ka. Ja see oligo-tšekk tegelikult, kuna me sellest nüüd läksime sujuvalt sellele üle, oligo-tšekk on tegelikult selline hästi kihvt testimisvõimalus, et sa testid 4 punktist peopesa peal ja see siis võtab aega kuskil 15 sekundit ja ta testibki välja, et kui palju on siis mikroelemente, raskemetalle, oksüdatiivset stressi siis nahakudedes, et sealt siis saab nagu väga ilusti ära näha ja see on parem variant, kuna paljud inimesed kardavad nõelasid, ei taha verd anda, et siis see on selline lihtne moodus ülevaatamiseks, mis siis kehas toimub. Mis mulle ka meeldis selle juures oli see, et on ikkagist väga soodne võimalus vaadata raskmetallide olukorda kehas, et ja noh, perearsti juures ka tihti kõiki mineraale sulle ei kirjutata välja, eks ju, sa pead niikuinii need mineraalained vaatama, siis tellima eraldi kuskilt Synlabist ja nii edasi. Et ja keegi sulle ju Synlabis ei seleta lahti ka, mida mõjutab, mida nagu tähele panna. Ja see on selline hästi tegelikult probleem, et mulle tihti minuni jõuavad kliendid, kes on käinud Synlabis ja ei ole saanud mingit vastust, et sa saad need tulemused küll kätte, aga seal väga ei seletata neid, kui sa vist ei telli seda juurde. Aga see selleks, et selles oligo-tšekiga siis me kasutame seda fotospektromeetriat, mis siis väga efektiivselt tegelikult kaardistab ära, mis toimub kudedes. Ja tegelikult samamoodi ka nagu on olemas juuksekarva test, oled vist sellest ka Mineral Analysis on nagu ka hästi sükene levinud meetod testida mineraale siis. Aga mina ütleks nii palju, et selle juukse testiga on natuke probleem, kuna võib-olla ta näitab pigem, et mida ta siis kehast väljutab. Et mul on olnud ka selliseid olukordi, kus inimene on läinud mingisuguse detox toote peale, kuna oli vajadus on ju. Ja siis on ta teinud selle juukse mineraali analüüsi ja sealt on siis õudusega avastanud, et tal on näiteks mingit raskemetalli hästi palju tekkinud juustesse, et järelikult see toode, mida ma võtan, sisaldab hästi palju raskemetalli, aga tegelikult inimene ei saa aru, et keha ju ka talletab ka luudesse raskemetalle ja toksiine, millega tal ei ole võib-olla hetkel võimalik aega tegeleda. Samamoodi ka juustesse satub see. Et seda võib-olla, et ei ole nagu nii usaldusväärne test, aga ma tean, et paljud kasutavad. Siis see oligospek on meil oligo-tšekk on selles osas nagu parem, et siis sa näed, mis toimub sinu nahakudedes. Ja kõigile kuulajatele on tegelikult Happy Aging pannud ka oligo-tšekile sooduskoodi, et tervise progress 20 annab 20% soodustust, et ma hästi soovitan seda teha, et ta kindlasti ei ole nii täpne, kui on kliiniline veri, aga ta annab väga hea nagu indikatsiooni, et kuhu vaadata, millega nagu tegeleda ja minu arust nagu väga-väga hea investeering kord aastas ära teha. Aga räägime korra veel siis sellest iluteemast ja sisemisest ilust, et me jõudsime korra soolestikuni ja oleme siin puudutanud ka naissuguhormoone, on ju. Et tegelikult enne ma tahaks võib-olla isegi kaaluteemast rääkida kui sellest, mis siis saab, kui me hakkame veel vananema, on ju. Et sest see on ju eraldi väga suur teema, mida ka juba mõelda 30-aastaselt, on ju, 35-aastaselt, sest meil on väga palju võimalik ette valmistada selleks. Aga kaalu osas, kas peale insuliini sellise resistentsuse, kui palju sina näed toksiinide rolli seal lisaks stressile? Toksiinide rolli ma võib-olla ei nagu sellisest vaatenurgast väga ei lähene sellele.
Pigem on meil olnud fookuses rohkem tegeleda kilpnäärmega, aga kui me räägime näiteks kilpnäärmest, siis tegelikult kilpnääre on ju ka selline negatiivselt laetud nääre, mis tegelikult tõmbabki neid toksiine ju väga palju juurde. Ja kõik need mineraalid, mida on kilpnäärme talitluseks vaja, on tegelikult ka need mineraalid, mis töötavad ka kui kilaatorid ja väljutavad neid toksiine või neid raskemetalle, räägime siis otseselt raskemetallidest. Et siis tekibki võib-olla see olukord, et kilpnääre ei saa piisavalt neid olulisi mineraale. Ja kilpnäärmega on veel see probleem, et kui kilpnääre siis või selle talitlus langeb või aeglustub, ehk siis alatalitlus, ja vahel ei peagi olema alatalitlus, et ta võib olla lihtsalt seal piiri peal või lihtsalt see vahekord nende ta ei ole hormoonide diagnoos, vahel. aga ta on päris lähedal selle juurde juba. Ja võib-olla isegi vahest oleme näinud väga ilusat pilti, aga mida tihti ei vaadata, on see vahekord nende hormoonide vahel. Ja ma räägin ka, milliseid hormoone peaks vaatama. Et kaalutõus on siis väga kerge tulema, kui kilpnääre aeglustub ja tekib selline alatalitlus. Ja tegelikult ka see kilpnäärme tervis mõjutab ka ju tervist ja juuste tervist ka otseselt. Et kilpnäärme hormoonide retseptorid on üle keha kõikides rakkudes. Nad vastutavad või see nii-öelda üks nendest T3 siis vastutab siis ainevahetusprotsesside ja nende kiiruse või aegluse eest. Et siin ongi see, et kui meil on piisavalt T3, aktiivset T3, siis kõik toimib väga hästi. Kui meil on ülemäära, siis toimib kõik väga kiiresti ja siis meil on ületalitlus, võib-olla sümptomid, ületalitluse sümptomid. Aga siin on nüüd ka selline nõks, et on olemas veel üks hormoon, mis on pöörd T3, mida väga palju ei vaadata absoluutselt. Tavameditsiinis võib-olla isegi brušitakse see niimoodi kuhugile. Isegi ausalt öeldes see FT3 ma olen kuulnud, et seda pole mõtet vaadata. Et isegi sellised laused rääkimata sellest pöörd T3. Just, et ongi, et tegelikult siin on hästi tihe seos jälle stressiga, kortisooliga, et kortisool paneb siis selle nii-öelda T4. T4 on siis mitteaktiivne kilpnäärme hormoon, mida toodab siis kilpnääre. Samuti toodab ka natukene T3 ja väga-väga vähesel määral pöörd T3. Aga T4, teda on vaja konventeerida aktiivseks, mis on siis T3. Ja see enamus seda konventeerimist siis toimub maksas, mis on jälle ka üks olulisi osasid meie tervisest, meie välisest ilust ja tervisest on maksatervis. Et kui see toimub nagu efektiivselt, siis kõik on hästi. Aga nüüd stressihormoon võib siis hakata segama seda protsessi ja selle asemel, et me toodame seda T3, me hakkame tootma seda pöörd T3, mis ei ole üldse aktiivne. Et ta küll nagu seondub nende retseptoritega rakumembraanil, aga ta ei tee mitte midagi, mingit protsessi ei aktiveeri. Mis tähendabki, et võib-olla need tasemed on okei, näitavad nagu vereproovist, et on okei, aga sümptomid on ikka nagu alatalitlus. Ja inimene tunneb ikka meeletut väsimust ja naha võib-olla selline kvaliteet on kehv ja kuiv ja juuksed langevad välja ja uni on segatud. Just, et uni on segatud, aga samas on ju, sa tahad kogu aeg magada, aga hommikul ärgates sa tunned, et sa ei ole üldse maganud, kuigi sa võib-olla magasid 10 tundi järjest. On ju. Ja siis teine asi, mida kortisool veel teeb, et ta põhimõtteliselt siis segab ka seda sidumist seal rakumembraani tasandil, et T3 siis, et ta blokeerib T3 siis nii-öelda dokkimist sinna, kasutan välismaa sõnu, aga et ta siis segab seda sidumist selle retseptori ja T3 vahel.
mis on ka tegelikult nagu eluks oluline ja eluks vajalik protsess, sest kui me toodame rohkem Bird-T3, siis me ka ladestame või nii-öelda pakime peale endale ekstra kilosid ja see on ka selleks, et siis hiljem oleks meil neid energiareserve kehal, et kuhugi jälle joosta või põgeneda, on ju. Et niipidi. Ja selle rasvaga on minu arust selles mõttes ka huvitav, et me vaatame seda kogu aeg kui negatiivset, aga tegelikult ongi ju, kui palju tegelikult rasv päästab meid, sellepärast et ta ju võtabki kõiksugused mürgid, üleliigse östrogeeni, kõik sellised asjad endale, et kehal oleks kergem. Jah, et üks asi võib-olla, mida väga palju ei mainita ka, on see, et jah, nagu sa mainisid, et mürkaineid pakitakse väga palju sinna rasvakudedesse selleks just, et hoida neid ära, et nad ei teeks nagu kahju meie muudele organitele. Ja ka tselluliit võib olla seotud ka sellega, et kehas on liiga palju mürke. Aga tselluliidiga seal on ka muid faktoreid, et tselluliit ei ole ainult mürkidega seotud, seal on ka geneetilised mingisugused variatsioonid nagu mängus. Kilpnäärmest veel korra rääkides, siis sinu praktika kinnitab seda, et kuskil 80% naistest tegelikult kogeb neid kilpnäärme sümptomeid. Ja, väga palju. Et ka tegelikult ju suguhormoonid on väga tihedalt seotud, et kilpnäärme hormoonid ju turgutavad meie munarakke ja munaraku nii-öelda arengut seal meie nii-öelda reproduktiivses süsteemis. Ja munarakud teadagi ju tegelikult toodavad ka östrogeeni ja testosterooni, et selles suhtes väga tihedalt seotud. Ja tihti tullaksegi näiteks mingi suguhormooni probleemidega, aga siis tuleb välja, et tegelikult on läbi stressi kaskaadi on kannatanud kilpnääre ja siis sealt edasi see hakkab siis nii-öelda mõjutama teisi elemente kehas. Ja mis ma veel siis tahtsin... Ennem kui sa seda ütled, võib-olla on siis ka nagu hea see nagu välja tuua see, et kui sa oled üritanud viljastuda, siis tihtipeale ka seda kilpnääret rääkida. Et viljastumise puhul tegelikult tihtipeale kilpnääret ei kontrollita, et seda on hea paluda või siis lastagi teha eraldi kuskil erakliinikus. Jah, et kui meie tegelikult teeme Happy Aging kliinikus naissuguhormoonide paketti, siis meil on alati kilpnäärme näitajad ka seal sees. Ja kui me tunneme, et on vaja nagu veel laiemalt seda pilti vaadata, siis me alati palume juurde teha veel neid nii Bird-T3 kui vaba T3, et kindlasti me ei jäta neid nii-öelda kahe silma vahele. Aga jälle võib-olla tagasi minnes selle viljastumise juurde, et näiteks kui ma Londonis elasin, siin ma ei ole väga palju sellega kokku puutunud, on just see viljatus. Et huvitav, et ma sellega siin ei ole üldse kokku puutunud, aga Londonis oli see peaaegu iga teise naise probleem. See ei räägita sellest lihtsalt. Ei räägita, okei. Et okei. Mis on ikkagist Eestis on minu arust statistika ütleb, et iga 6 paar ikkagist on sellega nagu silmitsi. Okei. Aga jah, et nagu Londonis, kuna see on suur linn, siis väga paljud naised on seal võrdväärsed meestega, sellises võitle-põgene seisus kogu aeg, hästi kõrgele ronivad oma karjääriredelil ja võtavad üle siis tegelikult me võime rääkida füsioloogiast hästi palju, on ju, aga kui me isegi energeetiliselt võtame üle selle mitte endale loodud positsiooni, siis meie füsioloogia hakkab sellele järgnema. Et ongi, et kui me võtame sellise nagu mitte naiseliku positsiooni elus, mis on ka okei, sest meil on kõigil on need pooled olemas, on ju nais ja mees pool, on ju. Aga näiteks siis sealt ongi, et naised ei saa millegi pärast rasestuda. Nad on mitmeid aastaid proovinud, aga siis see ongi see, et see krooniline stress seal foonil on nii suur, mis siis tegelikult kehale tekitabki seda olukorda,
et ma pean kogu aeg oma elu eest võitlema ja beebi nagu rasedaks jäämine, beebi on ainult veel suur stress mu kehale, et siis ta nagu lülitabki välja selle süsteemi täielikult, sest see jällegi ei ole ellujäämiseks oluline. Ja ma olen ise selle läbi teinud, nii et ma väga hästi tean, et kuidas see toimib. Et noh, nüüd kui koroona ajal kõik jäid koduseks, me ju ise ka nägime seda trendi, on ju, kui kõik jäid koduseks, väga palju rasedusi tekkis kohe ja väga palju koroonabeebisid sündis ju, on ju. Et ma ise olin ka see koroonabeebi sünnitaja, et ma väga pikalt proovisin rasedaks jääda ja ma lihtsalt ei saanud ja kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis olles seal selle stressi ratta sees, siis ma ei saanud too aeg aru, miks. Et kui sul on väike laps, sul on õpingud, sul on töö, sa reisid kogu aeg ringi üle terve Inglismaa, on ju, sul on vaja jõuda Põhja-Iirimaale ja õhtuks on sul kiiresti vaja tagasi kella 6 jõudes, sul on vaja laps koolist ära võtta, et nagu kogu aeg elad selle tambi sees, et siis nagu oledki selles võitleja põgene seisus kogu aeg. See stress mõjutab nagu kõike, et see on kõige, minu jaoks on ta kõige alumine nagu tervise vundament ja sealt tuleb see raku tervis ja nii on ju, et see kuidagi, ta on tõesti, me ei saa sellest üle ega ümber ja noh, kui rääkides veel kehakaalust, siis ka, et kõhus on ju 4 korda rohkem kortisoli retseptoreid ja see kõhurasv jälle omakorda hästi tugevalt stressiga seotud. Ja meil on ju ka lokaalne kortisool, mis tegelikult käivitub ju, me suudame nendes rasvakudedes ju tegelikult taaskasutada kortisooni, mis siis konventeerub tagasi kortisooliks ja siis tekitab sellist lokaalset kortisooli ülekaalu. Ja tegelikult, mul nüüd mõte läks kaduma. Räägime võib-olla sellest ka, sest ma vaatan kella ja ma tahan tegelikult ju küsida ka konkreetselt, et mis peale stressi manageerimise on ja me veel teha saaksime siis, et enda välimist ilu toetada. Aga korraks rääkida ka sellest, et kui me vananeme, et miks tegelikult siis naisel muutuvad need, see välise ilu toetamine veel keerulisemaks ja miks on veel olulisem selle elustiiliga tegeleda? No kindlasti, et kui me liigume sinna perimenopausi ja menopausi, siis me teame ju, et suguhormoonide nii-öelda tootmine väheneb, munarakud vaikselt, munarakud hääbuvad ja me ei tooda rohkem suguhormoone sealt kaudu, võib-olla väga väikeses koguses, aga mitte enam sellises koguses kui eelnevalt. Et siis võtavad üle meie neerupealsed ja rasvkoed. Et siis ongi juba praegu on vaja, kui naine on näiteks mingi hilis 20-ndates, 30-ndate alguses, siis juba praegu peaks hakkama hoolitsema oma neerupealsete eest. Et kindlasti, et meil oleks C-vitamiini piisavalt, et meil oleks piisavalt magneesiumit kehas, B5, B6, et sellised üliolulised mikroelemendid, mis aitavad taastada ja regenereerida siis meie neerupealseid. Ja miks see nii on, et naise välimus muutub, on seotud siis östrogeeni ja progesterooniga otseselt. Et östrogen tegelikult toetab ju ka kollageeni sünteesi, elastaasi tootmist, hüaluroonhapet. Hüaluroonhape on ka üks selline hästi populaarne võib-olla süsti sees ja kuskil seerumite sees aine, aga tegelikult keha ju toodab seda ise, et see on polüsahariid, mida keha toodab ja mida rohkem meil on seda hüaluroonhapet seal termises või päris nahas, seda selline lopsakam on ka meie nahk ja siuke plamp, ma ei tea, kuidas see eesti keeles oleks, et ta on siis selline ilusalt prink ja vormis. Ja siia juurde, ma natuke läksin eemale nendest hormoonidest, aga siia juurde kindlasti ka mainida seda, et vee joomine, kui nagu tundub selline ebapopulaarne nagu soovitus. Nagu unigi, väga hästi, see on ka ebapopulaarne. Uni ja vee tarbimine, kui ebapopulaarne on ju, aga kui oluline, et siin on jällegi see, et ma tooks välja need sellised paralleelid, et hingamine on hästi oluline, on ju, see mõjutab meie närvisüsteemi, meie uitnärvi talitlust. Ilma hingamiseta või ilma hapnikuta me suudame elada mingi mõned sekundid, on ju, minut või paar minutit mõne puhul.
kui oluline see siis on prioriteedilistis on ju. Ja siis on meil vesi, sest ilma veeta me elame vähem ju kui ilma toiduta. Et jällegi on ju, miks seda vett siis nii vähe tarbitakse ja sellele nii vähe tähelepanu pööratakse ja tihti võib-olla ka need naised, kes üle söövad, on ju, et tihti aetakse segamini nälga joogijanuga. Ja kui sa veel istud seal arvuti ees, on ju, mis omakorda siis kuivatab su nahka, siis tegelikult sul on veel rohkem seda vett vaja ja siis pluss veel kohvi sinna otsa, on ju, mis väljutab vett ja olulisi elektrolüüte meil kehas, siis jällegi me peame ju seda kuidagi taastama, neid tasemeid. Et jah, et östrogen on otseselt seotud ka hüaluroonhappe sünteesiga ja kollageeni ja elastaasiga, et kõik need sellised struktuurid, mis hoiavad selle naha nii-öelda pringis ja ilusana. Jah, et võib-olla vahepeal teha selline tagasivaade, et kui sa mainisid siin, on ju, et mingi hetk hakkavad ju meie siis östrogeeni ja progesterooni tootma siis mingil määral neerupealset, mitte enam meie sugu või munasarjad, on ju. Siis see stressi pool on seal oluline, aga mida veel siis teha nagu vanemas eas, nagu kui nii meil neid häid hormoone enam paraku naise keha ei tooda, et kuidas siis ikkagi toetada? Et me saame ikkagi ju ka läbi toidu palju kaasa teha, et meil oleks kindlasti piisavalt rasva, et tuleks sisse rasva, et meil oleks kolesterooli, millest siis toota neid suguhormoone, et me saame ka toidust või need fütoöstrogeene endale nii-öelda juurde süüa. Et mis toitudes on fütoöstrogeenid? Fütoöstrogeenid on kõige parem näide, võib-olla kõik need seemned ja pähklid ja siis näiteks soja. Soja on hästi ebapopulaarne küll, aga siis näiteks tempe, mis on hästi kättesaadav inimese kehale, sest et on fermenteeritud ja teda on kerge siis nii-öelda seedida ja omastada, et sealt saab. Aga kindlasti fütoöstrogeenidega nad on palju nõrgemad kui päris östrogeen, et tegelikult fütoöstrogeene kasutatakse ka östrogeeni dominantsuse puhul, et kui noorematest naistest rääkida, et ta tegelikult samamoodi seondub sinna retseptorisse, aga tal on lihtsalt nagu nõrgem efekt. Aga vanemas eas siis jah, et saab kindlasti neid juurde võtta kalaõli, mis aitab siis ka tasakaalustada ja aitab siis ka põletikku vähendada. Kindlasti stressi manageerimine, et me jällegi seda kortisooli üle ei toodaks ja siis nii-öelda ei varasta meil siis seda või ei võta üle seda rada, kus me siis peame progesterooniga tootma. Ja võib-olla kõige vähem tähtsust või tähelepanu saab testosteroon, et see on ju ka väga oluline naise tervise jaoks, et sellised biohäkkerid ja hästi edasi arenenud arstid tänapäeval tegelikult ka kirjutavad välja neid bioidentseid hormoone, mis tegelikult võivad väga hästi aidata kaasa naise nii-öelda sellele transitioning perioodile, et naine võttagi vähegi vähendada neid sümptomeid ja seda parandada ka seda ajukeemiat, sest see, olgem ausad, perimenopaus ja menopaus ei puuduta ainult naisi, see puudutab ka nende perekonnaliikmeid, nende lapsi ja abielu suhteid. Et väga paljud lähevad lahku just selle menopausi ajal, mis on väga kurb, sest tegelikult sa saad ju abi, aga siis jällegi sul peab olema mingi väga hea arst, kes saab aru nendest asjadest. Ja isegi oluline on see, et sa ei pöörduks sinna siis, kui sul on menopaus, vaid tegelikult juba ennem sa saad ennast toetada, aga tõesti seda väga hea arsti toel. Ja näiteks, ma lisan kiiresti juurde ka sellised nagu mungapipar, ehk siis, mis see on, Agnus castus on selle nimi inglise keeles. Dong Quai on üks teine hästi selline, Angelica on see taim, siis on kindlasti ka ashwagandha, mis on väga super, väga hästi nii-öelda reguleerib siis neerupealseid,
väga hästi toimib ka kilpnäärmele, aga nüüd on hästi oluline ka see, et ta ei oleks üle- või alatalitlev, vaid lihtsalt vajab sellist toetust. Ja kindlasti siis ka kõik need mikroelemendid, et B-vitamiinid, magneesium, et siis toetada seda tasakaalu seal neerupealsetes. No tegelikult peale Mungapikk, Branja ja nende, mis sa siin lõpus on ju, sa mainisid, siis tegelikult kõik need ju kehtivad ka nooremale naisele, et kõik kalaõli, kõik mida rohkem seemneid, pähkleid, kiudaineid, tegelikult taimi, kõik vesi, uni, et see selline. Ja just, et mis toimib nagu sellisele küpsemale naisele, toimib ka nooremale naisele, menstrueerivale naisele, et lihtsalt seal on hästi oluline see doseerimine ja kindlasti ka need sümptomid tuleb arvesse võtta, et mis nagu paremini toimib selle naise puhul. Ja ärgem siis unustagem ka seda, et see on oluline teema, perimenopaus ja menopaus, sest et naised tihtipeale nagu liiguvad sinna perimenopausi juba varem veel, kui see perimenopaus kätte jõuab. Et neil võivad täiesti regulaarsed päevad olla, aga lihtsalt need ülejäänud sümptomid, just need ajukeemiaga seotud sümptomid siis löövad välja. Ja mis ma veel tahtsin mainida, üks asi võib-olla, mida me väga ei maininud, nagu, mis sa küll välja tõid, on just need baasasjad, et just raku tasandil, kas meil on piisavalt mikroelemente, et üldse meie rakud toimida korralikult suudavad, kas nad suudavad üldse energiat toota makroainetest nagu valkudest, rasvadest, süsivesikutest, on ju, et meil on seal oluline, et meil on seal tsink, meil on B-vitamiinid, meil on magneesium, meil on raud, et kõik sellised asjad peavad alati, et kõik, nagu see on selline, kuidas selle nimi on, et kõik läheb tagasi jälle selle kõige pisema, kõige väiksema asja juurde, mis siis tegelikult loob selle suure pildi, on ju. Et samamoodi nagu igapäevased tegemised, et kui me ei näe mingit progressi, siis tegelikult kõik need väiksed sammud, mida me igapäevaselt teeme, koostavadki selle suure pildi, mis me siis tagasi vaadates vaatame, vau, aga tegelikult ma olen ju nii palju teinud juba, nii palju muutunud, et ka see närvisüsteem suudaks ennast reguleerida ja kaasas käia nende muutustega, et need asjad ei ole jätkusuutlikud ja ei toimi elus, kui sa annad nagu nüüd tee seda mingi 10 punkti ja inimene lihtsalt tunneb, et jah, ma nüüd niimoodi muudan oma elu. Elu ei muutu niimoodi, et just, et nende väikeste muutuste tagajärjel ja samamoodi toimib ka kehas, et kui me pöörame tähelepanu nendele väikestele rakukestele, mis mitokondrias vajavad seda energiat, et üldse mingeid protsesse seal raku sees teha või läbi viia ja neid toksiine sealt raku seest väljutada, meil on energiat vaja, meil on ATP-d vaja, et see on nagu kõige selline lihtsam nagu arusaam tegelikult. Sa mainisid nüüd nii minu professionaalse elu kui tervise progressi põhifilosoofia, et tegelikult need väikesed sammud nagu on nii olulised. Ja täna me oleme nüüd tõesti rääkinud ju hästi palju, hästi võib-olla ülevoolavalt palju, et appi ma pean seda tegema. No põhimõtteliselt jah, on ju, aga kõige olulisem on see, et sa alustaksid täna ühest asjast, on ju, ja siis, kui sa oled selle juba kuidagi saanud loomulikuks, siis võtad järgmise teema. Ma vist ei saagi su käest küsida või seda kokku võtta, et mis seda nahatervist ja välimust ja kehakaalu kõige rohkem tegelikult mõjutab, kui me oleme siin rääkinud, et praktiliselt kõik, eks ju. Et aga räägime korra võib-olla siis sellest, et kas on ka mingid toidulisandid või kuidas üldse sellest toidulisandite maailmas navigeerida, et nüüd ma nagu kuidagi täna ise testist vaadates sain aru, et mina ilmselt tsinki hakkan juurde hetkel võtma, sest menüü mõttes ma vaatan, et ma söön ju kõike, mis on tsingirikkad, eks ju. Et kuidas sa sellele vaatad? Üks asi, mis ma nende mineraalide kohta veel mainiksin ära võtta, sa ise räägid hästi palju toksiinidest, on ju, nendest raskemetallidest, aga need on ka tegelikult antagonistid nendele mineraalidele.
et võib-olla võivadki need tasemed olla täitsa okei, aga lihtsalt need, ma ei tea, arseen, plii, elav hõbe, need lihtsalt takistavad nende omastamist. Või soolestik takistab, et seal võib erinevaid põhjuseid olla. Või soolestik jah, et sellest me rääkisime ka, on ju, aga siin on nii palju nüansse, aga millest ma alustaks, et võib-olla või tähendab ei alustaks, vaid tõmbaks kokku, et kuidas siis üldse neid toidulisandeid juurde võtta ja mida valida. Kuigi ma olen selline suur toidulisandite fänn, sest ma juba Inglismaal tegelikult töötasin sellises toidulisandite maailmas päris pikalt ja mul oli suur au töötada ühes väga-väga kihvtis ettevõttes ja kui ma oleks vist Eestisse ära kolinud, ma töötaks seal siiani. Aga everything happens for a reason, on ju, et jah, et toidulisandeid tegelikult peaks alati kompleksitena kasutama. Sest et kui me vaatame ka oma toidu nii-öelda koostist, siis igas toidus on ju erinevad vitamiinid ja mineraalid sees ja nad töötavad tegelikult tihti sünergias. Eriti B-vitamiinid näiteks, et kui me võtame ühte, siis tegelikult meil on ka neid teisi vaja, et need on kõik nagu vennad, et nad seisavad kõik koos ja aitavad toetada meie tervist kõik koos. Ja B-vitamiinid teadagi on üliolulised meie metüülimise jaoks ja metüülimine ei toimi ainult ühe B-vitamiini tagajärjel. Ma ei hakka metüülimisse sisse minema, sest see on natuke keerulisem teema. Aga jah, et minu moto on alati, et kui sa võtad toidulisandeid, võta neid kompleksina, sest näiteks isegi tsingi puhul vask on tema antagonist ja vastupidi on ju, et nad tegelikult peaks neid alati koos võtma. Kuigi nüüd on ka elu näidanud, et vaske saab väga palju meie keskkonna nii-öelda kohtadest on ju, et toidust ja veest ja nii edasi ja kui liiga palju vaske jälle kehas on, siis jällegi on tsingi vajadus suurem on ju. Et samamoodi kaltsium ja näiteks raud, et kaltsium pidurdab raua omastamist. Miks piimaga ei tasu rauatablette sisse võtta, on ju. Aga jällegi, kui me võtame neid kompleksina, siis nad on väiksemates kogustes ja nad toimivad nii-öelda sünergias ja nad toimivad paremini kehas. Aga eelkõige ma ikkagi soovitaks teha näiteks oligochecki, et üldse aru saada, mis sul kehas toimub. Et ei tasu niimoodi puusalt tulistada ja valida suvaliselt mingeid toidulisandeid, sest et ütleme ausalt, et toidulisandite maailm on väga kehvasti reguleeritud. Eriti ma olen seda märganud Eestis, et igasuguseid lubadusi pannakse veebilehte ja inimesed, vaata, et kui sa nagu mängidki selle valupunkti peal inimesel on ju, et inimene on valmis kõike ostma, kõike tarbima, et ainult näiteks oma aknest lahti saaks, see olin mina kunagi. Ja ma usun, et paljud naised, kes akne käes kannatavad, tunnevad ennast siin ära, et nad on nõus maksma mis raha tahes, ükskõik, mis valu, ma arvan. et ainult saaks sellest aknest või sellest saaks paremat nahka. Et siis kindlasti mitte usaldada neid igasuguseid odavaid toidulisandeid kuskil apteekis, ma vabandan apteekide ees, aga ma ka tean seda, et neil ei ole aega kõiki neid läbi vaadata ja kõiki neid mahuaineid ja lisaaineid seal sees uurida, on ju, et tegelikult ka need mahuained ja lisaained on organismile koormuseks. Ja samamoodi ka tablettide vormis ma tavaliselt ei soovita toidulisandeid võtta, sest need on pressitud kokku, sinna on lisatud erinevaid jällegi mahuaineid, mingisuguseid niiskuse nii-öelda reguleerijaid või mis iganes neid nimetatakse, on ju. Et jällegi siis valida kapslis, et kapslit on kerge avada, kui sa ei taha seda kapsli kesta kasutada, sa võid kuhugi smuuti sisse selle segada, sa võid vee sisse segada, sa võid püree sisse segada, et nagu lastele näiteks väga mugav anda. Tilkadena ka näiteks on väga hea, kui sinna ei ole just mingit suhkrut ja erinevaid värve ja asju lisatud, on ka väga mugav võtta. Aga jällegi, kõigepealt toitumisterapeudina vaata üle oma toidulaud, on ju, vaata üle oma uni, vaata üle oma stressijuhtimine ja kui sa näed, et need 3 asja ei ole väga tasakaalus sul, siis kindlasti testida ennast, näiteks selle oligocheckiga, vaadata üle, mida su kehas on rohkem vaja
ja siis pigem kasutada komplekse, kui kasutada ühte. Okei, sinu puhul sul oli tsink madal, on ju, et siis sa võtad seda juurde, aga jällegi, et mina ise, ma ei tea, kas sulle anti kaasa kliinikust midagi? Ei antud, sa ise soetasid endale? Ma ei ole veel soetanud. Sa ei ole soetanud veel, okei. Ma just tulin sealt. Okei, värskelt siis, värskelt. Et meie tavaliselt anname kompleksina, et kus on siis mineraalid sees ja B-vitamiinid sees, et siis aidata toetada niimoodi seda sünergiat. Kas on ka mingisugused vitamiinid või mineraalid, mida sa tegelikult julgemalt kõigile soovitad? Jaa, muidugi. Kalaõli nagu must have, on ju, et see on nagu tõesti must, et tänase toitumise, lääne maailma toitumise juures, et jah, me räägime päris palju sellest omega-6-st, on ju, et omega-6 tekitab põletikku, tegelikult ta ei tekita põletikku kui sellist, et ta konventeerub selliseks rasvhappeks nagu aratsedoonhappe, on vist eesti keele arachidonic acid, et see on jah, selline põletiku võib-olla soodustav, aga mis nende kahe vahel toimub, omega-3 ja 6 vahel on see, et nad võitlevad ühe sama ensüümi eest. Et siis, kui meil ongi seda omega-6 rohkem, siis see protsess läheb välja sinna selle aratsedoonhappe poole pigem. Aga omega-6 on ka oluline meie kehale, et põletik on ka oluline kehale, et ärgem nüüd täiesti nagu teise ekstreemi ka mingem, aga lihtsalt kogu see statistika ja kogemus näitab seda, et inimesed ei söö piisavalt kala. Üks võib-olla põhjustest on ka see, et kardetakse saada toksiine ja raskemetalle kalast, on ju. Ja teine võib-olla see, et kala kasvatatakse väga palju kasvandustes tänapäeval, et ei ole selline metsik kala. Et siis võib-olla seal on ka see risk, et tekivad mingid teised saasteained sinna. Ja et siis omega-3, kui ta on hea kvaliteediga, siis ta tegelikult on suht puhas ja neil on tavaliselt ka neil on tegelikult ka need sertifikaadid, COF-id olemas, mis on see Certificate of Analysis, on tavaliselt peab olema nagu sellises väga hea kvaliteediga firmal peab olema ikkagi see analüüside tulemus raskemetallide puhul ja muude siis saasteainete osas. Et tavaliselt ikkagi neid puhastatakse väga hästi ja oksüdeerumis see marker on seal ka olemas, et vähem oksüdeerunud on see õli. Nii, ja siis teine asi kindlasti on B-vitamiinid, mida ma soovitaksin inimestel kasutada. B-vitamiinid võib-olla teha kuurina, kuu või 2, et lihtsalt siis turgutada enda keha ja toetada närvisüsteemi metülatsiooni ja energiatootmist. Ja selline väga oluline mineraal, magneesium. Et sellest me ei saa üle ega ümber, on ju, et magneesium on oluline. Kogu aeg räägitakse, et on seotud 300 erineva ensüümprotsessiga kehas. Et ta on lihtsalt selline väga-väga oluline. Teda võib isegi makroaineks juba nimetada, sest ma tean inimesi, kes võtavad lausa grammides magneesiumit, aga meil kliinikus me pakume 2 tüüpi magneesiumit. Üks on 7 soola magneesium, kus on siis 7 erinevat magneesiumi vormi sees. Ja siis on magneesium bisglütsinaat, mis on minu enda üks suur lemmik ja kes vaevleb ka unetuse käes, siis tegelikult magneesium bisglütsinaat lihtsalt lõikab su maha niimoodi, et sa lihtsalt kukud voodisse. Vähemalt minu puhul toimib see küll niimoodi, et ma hommikul avastan, et issand, ma olen ikka samas poosis nagu. Ja uni, et jälle rääkides ilust ja välisest nagu särast, siis tegelikult uni ja veel kord uni, et une ajal me toodame kasvuhormooni, mis on siis üks üli olulisi hormoone nii meie naha tervise jaoks kui ka stressi juhtimise jaoks.
et ja tema jällegist, mida, kui kasvuhormoon tõuseb, siis tõusevad ka teised head hormoonid kehas. Ja insuliini tundlikkust parandab ka, et selles suhtes uni ja veel kord uni. See vundament. Aga on ju, me alati tuleme tagasi selle vundamendi juurde. Ja teine asi võib-olla, mitte teine, vaid kolmas selline soovitus või 4 isegi, kuna magneesium oli 3, siis C-vitamiin. Aga seda nüüd saab suvel väga palju ka oma aiast, vaarikad, maasikad, kõiksugu paprikad ja nii edasi, et võimalikult palju seda oma toidust kätte saada, et ärgem unustagem, et kui me mõtleme kollageenile, nahale, siis tegelikult C-vitamiin on see nii-öelda või võtme see element seal, mis aitab siis kaasa kollageeni sünteesile. Ja hüaluroonhapet tegelikult saab ka toidust, et seda saab loomsest toidust ja saab seentest ja sellistest toitudest, et seda saab ka väljapoolt. Aitäh sulle, Marianne, selle tarkust täis tunni eest ja tõesti siiralt tänulik ja ma arvan, et siin on nii palju võtta, et tasub lausa mitu korda seda saadet kuulata. Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui sul tekkis huvi minna ja saada enda kohta targemaks, siis Happy Agingu kodulehelt saad nende toodete teenuste kohta rohkem teada. Sealt leiad ka Marianne kontaktid ja saad ka tema jutule, kui see huvi tekkis. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.